16:00. Saame alustama. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, teised kohaliikmed, avan Sillamäe linnavolikogu esimese istungi. Sillamäe linnavalimiskomisjoni registreeritud linnavolikogu liikmed, asendusliikmed, lisamandaadid. Need otsused on avaldatud Sillamäe linna veebilehel. Nüüd annan sõna proua Sirle Kunsile, kes loeb ette Sillamäe linnavolikogu liikme vande. Palun. Lähen teise samale. Sillamäe linnavolikogu liikme vanne. Eesti Vabariigi kodanikuna ja Sillamäe linnavolikogu liikmena tõotan täita ausalt ja kohusetundlikult endale võetud ja minule pandavaid kohustusi, pühendades oma jõu ja teadmised linna arenguks ning meie elanike heaolu eest hoolitsemiseks. Tõotan, et sugulus, sõprus või isiklikud huvid ei ole ülimad linna huvides. Tõotan pidada antud vannet järgides voliku liikme üldtunnustatud moraali ja eetika reegleid. Kui Lugupeetud volikogu liikmed, kui keegi soovib volikogu liikme vandega ühineda, palun andke oma allkirjad. Kui nüüd keegi soovib, siis võite tulla kamala. Kõik, jah? Kõigil ei ole. Volikogu istungi päevakord on sätestatud seadusega, seega puudub vajadus hääletada selle vastuvõtmise poolt. Linnavalimiskomisjonil on ülesanne tulenevalt seadusest viia läbi volikogu esimehe valimine. Palun esitada kandidaadi. Kas saab ka pakkumist esitada? Lugupeetud valimismissiooni esimees, meil on pakkumine selleks, et tagada seal toimuvate esimehe ja aseesimehe valimiste maksimaalset salajasust, pakume lubada
valimissedelil kasutada ainult numbrit, et mitte nimi, telefonnanimi, vaid ainult numbrit vastavalt sellele hääletamise dokumendile või hääletamise nimekirjale. Et kui te leiate, et selleks on vaja, et linnavolikogu liikmed nagu teeksid hääletust, siis palun lisada seda punkti päevakorda. Ma teid ei kahtlustanud, kuigi tegelikult see nüüd praegu vastust ongi meil päevakorras. Jah, no, mis väga tore, et lihtsalt ainult numbrid oleksid. Okei, päevakorda. Meil oli täpselt sama plaan. Aga nüüd palun esitada kandidaadid. Palun, jah. Tere. Volikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel kandidaat esimene kohale Raikar. Kas on teil kandidaate? Jah, on. Saame hetkeks fraktsiooni nimel esitame kandidaadiks Dmitri Kuzmechenko. Kas on teil kandidaate? Palun. Ei ole. Kas härra Raikar Petjan on nõus kandideerima? Oli nüüd. Kas Dmitri Kuzmechenko on nõus kandideerima? Selge. Siis paneme hääletusele, peame siis sulgema nimekirja. Kes on kandidaatide nimekirja sulgemise poolt? On hääletada. Siia tundub, et kõik on poolt. Kõik on poolt. Siis vastu ei olnud. Annan enda tutvustamiseks sõna härra Raikar Petjanile. Aitäh, Dmitri, faktiline kandidatuuri. Et mina olin sündinud siin Sillamäel 40 aastat tagasi. Umbes. Käisin algkoolis, Sillamäe algkoolis ja siis pärast lõpetasin Kannuka kooli, Hõivimeetris. Pärast mina astusin Tartu Ülikooli ja omandasin seal magistrikraadi juures. Veel lõpetasin ka meie kohaliku instituuti Ökumeni raamatupidamise alas. Praegu mina töötan ühes kohalikus ettevõttes jurist-nõunikuna ja alates aastast 2009 tänase päevani mina olin Sillamäe volikogu liikmeks. Eelmisel koosseisul mina olin Sillamäe volikogu aseesimeheks. Olin abielus, mul on 2 last. Aitäh teile. Annan sõna Dmitri Kuzmechenko. Lugupeetud volikogu liikmed, mina olen Dmitri Kuzmechenko. Olen sündinud Leningradis, aga tegelikult lapsepõlvest juba elan Sillamäel. Praktiliselt kogu oma elu on viinud siin, välja arvatud need aastad, mis kui õppisin Tartu Ülikoolis. Võtsin informaatika erialad ja tulen tagasi meie linna, et nagu seotada Sillamäe kutsekoolist, pärast võtsin vist energias ja nüüd seotan utilitas Tallinna soodus. Põhimõtteliselt nagu ütlesin kogu oma elu nagu elasin siin, olen meie linna patrioot, kui kõlab see nagu läbi nagu paapas. Aga tegelikult nii ongi ja eelmisel valimistel olen esimest korda pääsenud Sillamäe volikogu, et olen 4 aastat siin volikogu liikmeks ja täna kandideerin esimehe positsioonile, kuna arvan, et olen selleks piisavalt valmis, mul on mõtted ja kuidas seda tööd korraldada ja ma kindlasti teen ennast paremalt toomaks maalt kasu meie linnale sellele valimiskohal. Aitäh! Kas on küsimusi kandidaatidele? Kas on küsimusi Raikar Petjanile? Kas on küsimusi Dmitri Kuzmechenko? Küsimusi ei ole. Nüüd asume siis hääletamise korraldamise juurde. Nüüd on uuesti sõna proua Sirli Kupsele, kes selgitab teile protseduuri. Palun siis. Igale volikogu liikmele väljastatakse hääletamisest läbiviimiseks hääletamissedel. Sedelil on joon, mille peale te märgite oma valitud kandidaadi numbri. Numbri. Nii. Tähendab, nüüd ma seletan teile, milline hääletamissedel on kehtetu.
kehtetan hääletamissedel, millel puudub 2 volikogu piisati järendi. 1 on siin nagu olemas, kui te olete salajase hääletamise protseduuri läbi viinud, panete sedeli pooleks, siin on urn, kundla siia laua peale ja siia tuleb teine piisati järend. Kehtetusedel veel. Kui sellel ei ole ühegi kandidaadi numbrit. Kui sellel on margitud mitu numbrit. Aga kehtiv on sedel sel juhul, kui hääletaja tahe on üheselt mõistetav. Jah. Asume siis meie hääletamisteenimise juurde. Nagu te näete, kast on tühi. Jah, ja nüüd me kutsume loodan see kinni. Nii, selleks, et tagada hääletamise salasus on avatud kabinet 204. See asub täpselt siin vastas koridoris. Nii, loomulikult kabinetti sisenete ühekaupa, ootate ära, kuni inimene on otsustuse teinud, siis tulete kabinetist välja ja lasete oma sedeli siia kasti ja siseneb teine. Kuidas võtta kedagi tuleks saati, kus ole? Ma lähen teie kabinetti, teise kirjutan ja tunnen. Templi panete siis, kui inimene on tagasi, koos oma sidemisva ja siis panete teise. Nii nagu kutsume siis nimekirja järgi, on tunni. Nii, sellega on esimene osa lõppenud, jah. Avame. Rohkem vist ei ole midagi, tüüa.
2, 1. Kellelgi pole. Tühi. 1. 1. 1. 2. Kellelgi pole. Tühi. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ja veel 1 tühi. Siis kokku on meil siis 3 tühja sedelit, täitmata sedelit. 3 number 8. Nii, loeme siis üles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Nüüd komisjon teeb vaheaega ja lahkub otsuse protokolli otsusest. Kuni 5 minutit. Võttes aluseks saale hääletamise tulemused, Sillamäe valimiskomisjon otsustab tunnistada Raiko Repetjan valituks Sillamäe volikogu esimeheks. Palun. Palju õnne, jõudu! Sõna saab Raiko Repetjan. Tahaksin kõigepealt teid tänada ja loodan, et edaspidigi meie töö jääb sujuvalt ja efektiivselt. Meie linna kasvaks ja selle eluliselt kasvaks. Aitäh! Liigume natuke. Liigume istume. Tegelikult. See on. Kelle käest teeme? Kira käest. Enne sellest, kui ma alustan päevakorda punktiga, mina tahaksin öelda, et mulle on esitatud avaldus ja siis sellega ministeeriumi Sillamäe volikogus on fraktsioon esitatud. Fraktsiooni protsessi kuuluvad 17 volikogu liikmed, fraktsiooni esimees on Dmitri ja fraktsiooni aseesimees on Sillamäe. Siis teine päevakorrapunkt on Sillamäe linnavolikogu aseesimehe või aseesimeeste valimine. Peale volikogu aseesimehe kandidaatide üldseadmine otsustab volikogu avalikult hääletamisel või paneelusega aseesimeeste arvu. Kuid on meelde, et meie kõik määrad lubab neid umbedad või aseesimees. Kas kellelgi on nii vastamist, ettepanek? Teeme ettepaneku määrata Sillamäe linnavolikogu aseesimees arvuks 2. Nii, 2 aseesimees. Aitäh! Teised ettepanekud? Siis panen hääletusele, et me ei jääb nagu enne 2 aseesimeest. Kes on selle otsuse poolt, siis andke märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Kõik on poolt. Aitäh! Andis. Et praegu, millised on ettepanekud volikogu aseesimeeste kandidaatide kohta? Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel teeme ettepaneku, et seada Sillamäe linnavolikogu aseesimeeste kandidaadid Valeri Avramovitš ja Dmitri.
Jah, meie fraktsioonist endad, Andrei Žukovski. Siis meie küsime, kas kandidaatid on mõjus? Nõus. Siis kas kandidaadid soovivad ennast tutvustada? Kõik, teeme teid. Andrei? Mina olen uus inimene siin, olen sündinud Sillamäel, õppisin Vanalinna koolis, kõrghariduse sain ka siin Ökonomis, eriala on ettevõtte juhtimine, logistika juhtimine, palju aastaid töötasin siin Sillamäel, logistika valdkonnas, logistika osakonna juhina. Praegu tegelen kontorimööbli müügiga. Veel tegelen ettetegemisega, olen kohaliku jätkonna juht, esimees. Ja veel oli ka Ida-Viru Jätmiste Seltsi Igavõtse liige, mille sõnaga olen tean juhtusest palju. Meil on seotud 3 kandidaati. Valeri Barbovič, number 1, Dmitri number 2 ja Andrei Žukovski number 3. Siis me peame praegu hääletama siis nimekirja sulgemise poolt. Hääletame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Kes on poolt? Nimekirja on sulgetud, siis järgmine protseduuriline küsimus. Selleks, et valida peame moodustama valimiskomisjoni. Selle jaoks peab ettepanekud, et keegi teeb ettepanekud kandidaatide kohta, kes võivad olla siis meie valimiskomisjoni esimees ja aseesimees. Nii, Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimelt teen ettepaneku ja hääletamiskomisjoni esimehe ja aseesimehe kohtadele kandidaadid Alektiina Jermahu ja Anton Alar. Siis praegu kas veel nimekirjas sulgemise poolt? Kõik on poolt. Nimekirja sulgemise, siis Sirna alustab umatult. Veel kord. Jah. Jermahova ja siis ma parem. Ja Anton Alar. Jah. Hääletamispaus. Isikuvalimised on salajased, keegi pole vahepeal siia pabereid pannud, ma arvan, on tühipäev. Ikka sama protseduur. Hääletuskomisjon? Nüüd jääks ainult see. Hääletuskomisjon. Et ei segaks. Praegu on siis hääletamiskomisjon. Nii. Las teeda paksu. Nii on siis parem, jah? Minä tuletan meelde, et see kandidaat, kes saab rohkem hääli, saab esimesed ja teine koht saab aseesimees. Nii, parlamendi kolleeg, sellega on siis salajane hääletamine lõppenud.
Siia ei jää midagi. Niin, siinä on 1, siis on kirjoitettu minimikarjat, kun näkimistä takan yliset alusato, siis se hääletussedel on kehtiv. Siinä on number 2 kirjoitettu. Siinä on number 1. 2. Yksi. Siinä on 1 ja 2. Molemmat numbrit on niin 1 või 2 on siia kirjoitettu. Tähendab, siia on kirjoitettu numbrid rohkem kui 1, siis on kirjoitettu. Number 1. Number 2. Number 2. Number 2. Nimi on kirjoitettu aika vähän yhdessä alusaadav, mutta on matkailijat. Number 1. Number 1. Number 1. Siinä on 2. 2. 2. 1. Ja 1. Loemme kõik selle korralikult. Nii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja 1 on kehtetud. Nii, siis seega häälteenamuse sai number 2, kelleks on Anton Makaljev. Ja teiseks kohale jäi Aetina Jermakova number 1. See kostab inimkonna, jah? Jah, kostab mulle. Mõtlen natukene protokolli, siis kiitan protokolli. See seda koos. Niin, saa se nyt verran siis. Hääletamissedeli sai 20 volikogu liiget.
valimiskastis oli 20, kehtetuid oli 1. Kristiine Saksoo sai 9. Siis meie protokoll on valmis ja siis see tuleb nii, et Sion Mäe kogu valimiskomisjoni esimeheks otsus valmistab Tolmakari ja siis aseesimeheks otsus valmistab Siim Jemakova, kes on selle poolt, Martina. Seda hääletuskomisjon. Jaa, kõik on poolt. Praegu on tulnud ettepaneku 3. liige. Tere, teen ettepaneku 3. liikmeks Sibripõld Mäsingule. Kas ei ole nõus? Kas on olemas? No siis hääletame selle poolt. Kes on selle poolt? Kõik. Komisjon on moodustatud. Alustage. Nii, hääletamiskast. Tähendab, vaata see käib siia ja siis pärast kas ma võtan hääletamiskomisjoni siit? Siis muidu segada, kus ole. Võtan vist selle punkti ka maha, see on ka meil juba läbi käidud etapp. Kuidas toimub hääletamisprotseduur, ma seletan, saate jälle ühe hääletussedeli, kus peab olema 2 pitsatit, üks siin on olemas, teine ühel pool. Ja meil on 3 aseesimehe kandidaati, on Valeri Abramovitš, Dmitri Let ja Andrei Zhubrovski. Ja siis aseesimehe kandidaatide numbrid on 1, 2 või 3. Igaühel on olemas 2 häält. Nii et kirjutate kas 1 või 2 või tähendab see, et peab olema vähemalt 1 või siis 2, et igaühel on oma õigus 2 häält panna. Ja siis tuleme tagasi, paneme samamoodi siia sellele sisse, paneme pitsati ja ongi kõik. Ja siis esimene on... Nii, kõik on hääletanud. Hästi. Nii, näeme, et siin üks hääletamissedel oli tühi ja see jääb kehtetuks.
kandidaadi number 3 poolt on 3 häält kokku. Nii, kandidaadi number 1 ühe poolt on 16 häält ja kandidaadi number 2 poolt on 17 häält. See tähendab, et aseesimeesteks on valitud Dmitri Lett ja Valeri Abramovitš. Oli keegi pealt, vormistan protokolli, käidame selle poole. Seal on tõstud teed. Vormistan protokolli ja edetame. Nimekirja pandi 91. Ei, sa oled nimekirjad. Nimekirjad. 3. Jah, 3. Lihtsam on vist kopeerida. Kakskümmend sai, eks ole? 20, jah. Nii, kastis oli 20, eks ole? Keetud 1. Nii, jätkame siis. Käsitselist kiirellä ei ole midagi. Kallid kolleegid, protokoll on valmis, siis hääletame protokolli.
kes see protsess on kõik. Aitäh. Kas keegi on poolt? Jah. Keegi vastu? Ja siis järgmine doktoriline samm, meil on vaja kinnida otsuse. Ja siis otsus kõlab nii. Linnavolikogu otsustab valida Sillamäe linnavolikogu aseesimesteks Valeri Adamovitš ja Dmitri Lipp. Kes on poolt, siis hääletame. Ma tasus loen. Ma loen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. Kõik on koos. Andke mulle haamripau. Ja palun. Vastu mõistud. Praegu õnnitlen Valeri, Dmitri. Valeri. No, praegu me jõudsime viimase päevakorrapunktini. Ja siis see on nii, et Sillamäe linnavalitsuse lahkumispalve hääletamine. Paul. Siis kolleegid, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõike 2 järgi esitab Sillamäe linnavalitsus lahkumispalve volikogu uue koosseisu esimesel istungil. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõike 3 järgi pärast lahkumispalve esitamist täidab linnavalitsus oma ülesandeid ja tema volitused kehtivad kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni. Eeltoodust lähtudes esitab Sillamäe linnavalitsus lahkumispalve. Lahkumispalve esitanud Sillamäe linnavalitsus ja iga tema liige täidavad oma ülesandeid kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni. Täname Sillamäe linnavolikogu, linnavalitsuse teenistujaid ja linnavalitsuse algatajaid asutusi koostöö eest. Annan selle juba kirjalikult. Omalt poolt täname teid ka väga siiralt. Ja siis me võtame terviseks Sillamäe linnavalitsuse lahkumispalve. Kes oli juba päevakord on ammentatud ja istung on järgmisest istungist teid teavitatakse riigireetsusele. Oodake, järgmisel nädalast kindlasti. Aitäh!